Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja soovin tutvustada teile veebitahvlit Stixi. Stixi võimaldab kiirelt jagada dokumente, fotosid, märkmeid ja ülesandeid oma sõprade ja tuttavatega. Esmalt on vaja luua meile uus konto. Selleks palutakse meilt meie meiliaadressi ja palutakse meil lisada parool. Kindlasti tuleb lisada ka tärnikene kasti I agree, et olles nõus keskkonnatingimustega. Kohe antakse meil ette ka õpetus, kuidas keskkonda kasutada. Kogu keskkond toimib väga lihtsalt. Kui me teame, mida me lisada tahame, sikutame lihtsalt vastava vahendi veebitahvlile, näiteks praegu foto, ja klõpsame nupule, mis võimaldab meil siis uue foto siia lisada. Nii valime foto välja ja lisame töölauale. Sellega läheb hetk aega. Aega kulus umbes 30 sekundit, aga pilt on meil nüüd töölaual ja me saame paigutada teda sinna, kuhu me soovime. Samuti on meil võimalik paremast äärest määrata mõned settingud, millist pilti me võib-olla tahaksime. Kas tal on raam ümber, ta on ilma raamita, kas me peame teda keerama või mitte. Et kõik on olemas siin paremal pool tööaknas. Kui me tahame teda lukustada, paneme siia lock widget ja ta ongi oma koha peal, rohkem teda liigutada ei saa. Sarnase põhimõttega saame lisada siia ka dokumendid. Tuleb lihtsalt valida sobiv fail välja ja klõpsata add dokument ning jälle mõne aja pärast lisandub see meie töölauale. Lisades juba sellist suuremat faili, nagu antud juhul on PowerPoint esitlus, peab kannatust jaguma juba veidi rohkemaks kui ainult 30 sekundiks. Aga hetke pärast on kohe meil üleval ka siis esitlus ja saame vaadata, mida teha dokumendiga. No nii, liigutame siis oma faili sobiva koha peale ja nagu näha, siis on siin oluliselt vähem võimalusi teda muuta kui piltide puhul. Küll on võimalus meil määrata seda, kas peale klõpsates hakkab fail tööle automaatselt või mitte. Nii, lisame siis ka ühe märkmelehe. Paneme näiteks siia kirja ühe Eesti tekstiilitööstuse ajaloole viitava artikli lingi. Ajalugu, seda fikseerides jälle paremalt äärest on võimalik meil määrata siis, et tahame lisada siia veebilinki. Nüüd sai küll topelt nimega, aga kustutame teise ära. Meil on võimalik märkmeid lisada siis eri värve, tuues esile erinevad märkused. Paneme siia ka ühe viite ekraaniviisorile, mis tutvustab täpsemalt Kärdla Kalevivabrikut. Screencast. Nii, ja lisame lingi. Jälle sai topelt, kustutame teise osa ära. Siin on võimalik määrata siis ka tekstivärve, et need varemini välja paistaksid, teksti suurusi, millises kirjastiilis nad on. Nagu ikka, siis ühe korraliku teksti puhul võiks olla. Sikutame kasti veidi kas suuremaks ja paneme ta sobivama koha peale. Ja ainus vidin nendest, mis ma siis siia töölaual täiesti kinni panin, oli pilt, lisades siia väikese tärni, et lukusta vidin. Teised on kõik vajadusel liigutatavad. Nii, antud hetkel ma siis rohkem vidinaid sellele lehele lisada ei taha. Nüüd on paras aeg vaadata, kuidas seda jagada. Selleks võtsin ma siit ülevalt servast paremalt ääres Show Stixi Board Options ja Edit
alt saan siis määrata, milline on minu veebitahvli nimi. Näiteks on see antud ajahetkel Kärdla Kalevivabrik. Me saame lisada siia erinevad taagid või märgendid või sildid. Oleks pidanud ka komad vahele panema, oleks olnud korrektne siltide lisamine ja väikse kirjelduse. Nii, ja selleks, et ka teised näha saaksid, peaksime panema siia tärni luba ka külalistel vaadata seda veebitahvlit. Siin saan ma teada ka täpse veebitahvli aadressi, mida oma sõpradele jagada või kui ma soovin siis mille abil kutsuda sõbrad oma veebitahvlit vaatama. Ma võin anda loa külalistele lisada, muuta või kustutada vidinaid, aga ma saan määrata, et nad saavad muuta seda sellisel juhul, kui nad lisavad siia parooli ja hetkel ma panen parooliks näiteks Hiiumaa. Nii, salvestame siis muudatused ära ja meie Kärdla Kalevivabrikut puudutav veebitahvel ongi loodud. Kui meil on soovi nüüd luua mõni uus veebitahvel samasse keskkonda samade kasutajate nimedega, siis siin üleval on selleks täiesti võimalus olemas. Sellele klõpsates tuuakse meil ette jälle täiesti puhas veebitahvel. Sarnaseid põnevaid tahvleid on veel. Koolielu leheküljel on töövahendite all näiteks olemas Wallwisheri õpetus, kuidas seda kasutada. Ja veel on näiteks olemas siin põnev vahend nagu Linoit, kus samuti saab siis lisada korktahvli põhjale erinevaid vahendeid ja millega siis on hästi lihtne ja kerge jagada oma ühe teemaalaseid materjale näiteks oma õpilastele. Julget katsetamist!